Mul on hea meel siin laval enda kõrval tervitada kahte spetsialisti. Ühelt poolt pensionispetsialist, pensionipoliitika juhti Kristiina Selgis ja Kristi Saare, aasta investor, inimene, kes oskab tänasel päeval meile kindlasti head nõu anda ka sellest, kuidas investeerimisprotsessi algust teha. Aga Kristiina, milline on praegu tänasel päeval meie pensionisüsteem? Jaa, pensionisüsteem on selline, nagu ta 2000. aastate alguses loodi. Ehk see koosneb 3 sambast. Esimene, teine sammas on riiklik pension ja 3. sammas siis erapension. Ja miks meil loodi need 3 sammast? Just sellepärast, et rahad ei oleks ühes korvis ja sellepärast, et esimene sammas on ju meil jooksvalt rahastatav, aga me teame, et tööealiste inimeste arv on langenud ja vanemealiste arv kasvanud ja seetõttu oli vaja siis 2000. alguses hakata raha ette koguma. Ja seega ongi meil esimene, teine ja 3. sammas. Esimene, teine sammas on teineteisega seotud läbi sotsiaalmaksu ja 3. sammas on siis maksusoodustusega, et igaüks, kes vähegi saab ja tahab, saab sinna siis maksusoodustusega panustada. Kristi, sina oled aasta investori tiitliga pärjatud, aga ma liigun korraks tagasi võib-olla aastasse, mil sa oma esimese investeeringu tegid. Mis erialal sa töötasid enne seda, kui sa selle otsuse tegid investeerida, proovida? Jaa, mina olen õpetaja. Tegelikult siiamaani käin mõnikord veel koolitunde andmas. Aga minu peamine motivatsioon investeerimisega alustamiseks oligi see, et mul õpetajatöö väga meeldis. Ja õpetajatöö võtab väga palju aega ja energiat ja ütleme, kui see esimene palk laekus selle õpetajatöö eest, et kui praegusel hetkel on juba õpetajate palku hakatud oluliselt tõstma, siis 10 aastat tagasi see nii ei olnud. Ja olin mina ka seda kuulnud, et investeerimine, raha töötab sinu eest, et paberid või teooriast tundub väga-väga lihtne ja eks mul oli sama probleem nagu paljudel teistel alustajatel, et tahaks investeerida, aga ega ma ei teadnud sellest mitte midagi. Minu vanemad ei olnud ise kunagi investeerinud, me nendega rahast väga palju ei rääkinud. Minu koolis ei olnud ühtegi majandustundi ja siis oligi see koht, et ma hakkasin ise samamoodi otsima, et kes need targad inimesed on, kuidas siis see investeerimine käib, et kust seda infot leida saaks. Ja kust sa seda infot ammutasid? No kui praegusel hetkel, kui praegu inimesed küsivad, ma tahan alustada, mis ma teen, siis praegu on tõesti fantastiline alustada. Meil on eestikeelseid raamatuid, raadiosaateid, Facebooki gruppe, kirjutatakse igas ajalehes. 10 aastat tagasi meil eesti keeles oli vist tervelt 1 raamat, mida lugeda ja tuligi ise natukene neid ämbreid kolistama hakata, et panidki oma esimesed 10 eurot mängu ja siis natukene muretsesid, et oi, et mis siis nüüd saab. Ja siis tuli need ämbrid ise läbi koristada, et vaadata, et mis siis saab, kui ma panen selle raha. Räägitakse küll, et jah, et turud võivad tõusta, turud võivad langeda, aga see on midagi muud kui päris enda raha seal turgudel, millel sa vaatad, et ahah, et okei, et täna on ta nüüd vähem väärt või täna on ta rohkem väärt. Tänasel päeval, vaadates tagasi kogu sellele ajale, kuidas sulle tundub, kas sa oled teinud õiged valikud, et sa proovisid investeerida või on see sinu jaoks olnud ikkagi lihtne mäng ja sa ei ole seal väga palju mängu pannud? Ikka oled, investeerimine on pikas plaanis alati hea valik. Asi on, millega sa pead arvestama, on see, et mina, olles väga suure hulga investoritega kohtunud, ma ei ole kohanud mitte ühtegi investorit, kes ei ole kunagi ühtki viga teinud. See on paratamatus, sest on igasuguseid asju maailmas, mida sa ei saa mõjutada. Kui me räägime kas või maailma börsidest, see, et meil on näiteks siin 2 aastat olnud selline kriisi olukord, ma ei oleks saanud mitte midagi teha, et seda ette ennustada või ära hoida. Ja see ongi see koht, kus tuleb kõik see investor tarkus, mida soovitatakse koguda mängu, sellised põhitõed, et ära pane kõike raha ühte kohta, et kui investeeringuga midagi juhtub, siis ei ole maailma lõpp. Ja ka see koht, et riskide koha pealt sa pead arvestama, et sa näed neid punaseid numbreid
ja selliseid väikeinvestoreid, tavalisi eraisikuid, kes investeerivad, on väga palju ka sellise teadlase pilgu läbi uuritud. Ja nende kõige suurem probleem ei ole mitte see, et nad ei oskaks neid asju selgeks õppida. Sa oskad õppida selgeks, kuidas käib see orderi sisestamine või kuidas midagi välja arvutatakse, ütlevad üles nende närvid. Et sellel hetkel, kui kõik on ebakindel ja siis sa vaatad võib-olla, et börsil need numbrid on väga punased, siis tekib see tunne, et appi, mida ma olen teinud, päästa, mis päästa annab, eks ju, võtan selle raha välja, kuigi see on just see hetk, mille kohta igas raamatus kirjutatakse, et tuleb oodata, tuleb juurde panustada ja mõelda selle pika perspektiivi peale. Kas sul raha pensionisambasse ka koguneb? Jaa, kui me räägime tavaliselt väikeinvestorist, siis üks kõige olulisemaid asju, mis mõjutab, on maksud. Ja miks ka Eesti pensionisüsteem on tegelikult hästi huvitavalt üles ehitatud, et mina kogun nii teise sambasse ja kohe kindlasti ei plaani seda välja võtta. Aga miks ma kogun ka kolmandasse sambasse on see, et riik sisuliselt annab sulle preemia, et sa nii tubli, et sa tuleviku peale mõtled, et see panustatud raha pealt me anname sulle selle tulumaksu tagasi. Ja väga sellises pikas plaanis see meeletu maksuvõit kasvatab selle kolmanda samba ka täitsa tugevaks ja sageli tugevamaks kui selle esimese või teisegi. Kristiina, kui finantstargad Eesti inimesed on? Rahandusministeeriumi uuringud on näidanud, et finantstarkusega ei olegi probleeme. Probleem on, nagu Kristi just enne ütles, närvides. Et me oleme inimesed, me ei ole robotid, meil on emotsioonid, me reageerime neile ja teinekord ka vastu tahtmist. Et see kiire käitumine on tavaliselt primaarne ja aeglane mõtlemine on liiga aeglane. Aga ma tahaksin seda öelda, et tõstada selle teema, et kui inimesed räägivad, et kasulikum on olla kas teises sambas või esimeses sambas ainult, et siis me peaksime mõtlema selle peale, et kui inimene on olnud teises sambas terve oma elu, need on siis praegu need, kes tööle just lähevad või 83. aastal tööle läksid, ehk siis on praegu 40-aastased umbes, et siis see teine sammas moodustab nende pensionist 30%, kui nad pensioni lähevad. Ja kui see nüüd välja võtta, siis võib ka arvestada, et see esimese samba pension on siis 2/3. Ehk iga inimene peaks ise lähtuma enda isiklikust situatsioonist, et mis ta teeb oma teise sambaga. Aga kui vaadata lihtsalt ratsionaalselt nendele rahanumbritele otsa, teha väikse arvutuse, siis on näha, et kui teise samba raha välja võtta ja seda mitte investeerida, siis on ootamas tulevikus madalad pensionid ja see on see teema, millega siis mina ja kolleegid Rahandusministeeriumist igapäevaselt tegeleme. Et me just praegu kirjutame analüüsi kogu selle teise samba muudatustest tulenevalt ja järgmisel aastal on siis tulemused käes, et siis ma oskan täpsemalt rääkida, mis meid ees ootab, aga see meie igapäevane töö, et tagada kõigile inimestele, kes Eestis elavad või Eestis on töötanud ja siit välja läinud, tobe sõna, normaalne sissetulek vanaduspõlves. Kristi, kas sinu käest selle viimase aasta jooksul on palju nõu küsitud, mis puudutab just teisest sambast raha välja võtmist? Jaa, on küsitud. Ja eks see põhjus ongi selles, et pealtnäha on see pensionisüsteem väga lihtne, et need ilusad visuaalid, et meil on 3 sammast ja siis on katus peal ja see ongi pensionisüsteem. Reaalsuses nüanssideni sellest süsteemist arusaamine on väga keerukas. Ja see on ka selline asi, et kas me peaksime meeldima, et iga inimene võtab nüüd need tunnid ette ja hakkab nüüd lugema, et kuidas see sotsiaalmaksu arvestus ja pensionikoefitsendid ja kindlustusosakud ja kõik sellised asjad käivad, et selle teisest sambast raha väljavõtmise koha pealt ka, ükski inimene ei taha olla vaene. Ükski inimene ei mõtle, et ma tahan, et mul tulevikus oleks vähem raha ja et ma võtan selle samba välja, et mul on tulevikus vähem raha. Inimesed siiski arvavad, et nad teevad teadlikke valikuid, mis tulevikus nende elujärgi teevad paremaks.
Nüüd, mis see probleem on sellega, ongi see, et sageli on seal sellist entusiasmi, et ma võtan näiteks selle raha välja ja ma hakkan investeerima, kuigi ma ei ole kunagi varem seda teinud. Ja pensioniraha on natukene ohtlik, mida koolirahaks kasutada, sest võib minna, eks ju, ka kehvasti investeeringutega. Teine asi on see, et väga arusaadavalt inimestel on täiesti objektiivsed elulised probleemid, et natukene siin niimoodi küüniliselt on neid pealkirju toodetud, et et raha võeti teisest sambast välja ja läheb otse kohtutäituritele, aga miks ta läheb, on see, et inimestel on raskusi oma igapäeva kulutuste täitmisega, oma igapäeva eluga hakkama saamisega. Ja seal me näeme seda ühte väga-väga suurt auku, mida ka kõik sellised huvigrupid üritavad parandada, et selline baas rahatarkus, et kuidas me saame inimest aidata, et tal oleks vajalikud teadmised ja oskused oma raha asju planeerida, panna raha kõrvale, et ta ei oleks selle valiku ees, et kas ma nüüd võtan pensioni välja ja tõenäoliselt 20 aasta pärast kahetsen, sest et mul on vaja maksta ära võlgu või mingeid muid probleeme lahendada, vaid see, et tal ongi rahaasjad korras ja ta saabki rahulikult mõelda, et see ongi hea, ma panen kõrvale ja ma saangi pensionieas nautida paremat elukvaliteeti. No sellise rahatarkuse juurte juurde ilmselt tänasel päeval paljud ei jõua, aga millised on need keskkonnad või need vahendid, kust on võimalik reaalselt sedasi lihtsalt, kiirelt abi saada, nõu saada, tutvuda tekstiga, mis on ka, millest arusaamine ei võta võib-olla päeva või 2 aega? Ja ma olen nõus, et pensionisüsteem ei ole lihtne, sellepärast, et pension ju koguneb meie tööelu algusest, ehk siis 18-aastaselt keskmiselt, kui me läheme tööle, ja see koguneb järgmised 45 aastat. Ja siis me oleme veel 25 aastat pensionile, ehk siis kokku kiire arvutus näitab, et üle 70 aasta. Selge see, et selle aja jooksul pensionisüsteem muutub ja see muutub kordades ja sellepärast ongi keeruline, aga nagu sa ütlesid, igaüks ei peagi kõike lõpuni ise teadma, et selle jaoks on Sotsiaalkindlustusametil, kes on pensioninõustajad, kes oskavad nõu anda iga pensionisamba kohta ja on ka pensioniplaan.ee lehekülg Sotsiaalkindlustusametil, kus igaüks saab lihtsa kalkulaatoriga proovida, mida tähendab teises sambas olemine, mida tähendab 3. sambas olemine, mida tähendab seda, kui ma teisest sambast raha välja võtan, mida tähendab see, kui ma lähen paindlikule pensionile või edasi lükatud pensionile, et seda kõik kalkulaator teeb ära ja lisaks on teine hea koht, on meil Eesti.ee, meie riigiportaal, kus iga inimene näeb ise tema isiklikke pensioniandmeid. Tuleb sisse logida ja sealt on näha nii esimene, teine kui 3. sammas. Millised on teie nõuanded, kui nüüd vaatame tulevikku, nagu meie selle ploki teema pealkiri on, et tuleviku pension otsustab targalt, et mida tuleks teha, et see tuleviku pension oleks targalt otsustatud, millised on need nüansid, mille vahel kaaluda, millele tähelepanu juhtida? No vaata, see on probleem, et nüansse on laias laastus hästi palju, et kui me hakkame selle rahatarkuse baas põhjaga, siis selleks, et tulevikus pension oleks elamisväärne, tuleb selleks pensioniks raha panna kõrvale. Et me võime olla optimistlikud, et riik maksab pensionit, jah, muidugi riik maksab pensionit, aga kas ta on niivõrd suur, et ta tagab sellise elu, nagu sa tahaksid. Ja praegu see esimene, teine sammas kokku, siin suurusjärgus sinu eelnevast palgast me räägime mingi 35-40%, et igaüks võib ette kujutada, et kui ta nüüd homsest peaks hakkama saama summaga, mis on 40% ta eelnevast palgast, et tõenäoliselt see ei ole selline elu, mida ta endale tulevikus ette kujutab. Ja selleks tuleb raha säästa. Ja ütleme, kõige lihtsam alguse koht ongi see sama pensionisüsteem seetõttu, et ta ongi välja mõeldud selle ideega, et sa ei peaks ise hakkama neid ämbreid koristama. Et on selline reguleeritud, rahulik süsteem, et sa võib-olla ei saa sealt maksimaalset tootlust pikas plaanis, aga sa ka tead, et midagi ei saa minna väga valesti. Ja 3. samba puhul, kus on see siht, et sa võid maksutagastusega kuni 15% oma palgast sinna panna, see on tegelikult väga hea eesmärk, et kui sa suudad oma raha asju niimoodi planeerida, et sul igakuiselt on 15% võimalik panna kõrvale, siis see summa, mis pensioni jaoks sinna kokku koguneb, on tegelikult väga-väga suur. Ja ma saan aru, et neid vastuargumente on väga paljud arusaadavalt, et kui palk on väga väike, siis ongi väga raske sellest säästa, aga see ei tähenda,
reaalselt me oleme jõudnud praegu sinna punkti, kus investeerimisega alustamiseks sa võid kas või 1 euro panna mängu ja sul on võimalik hakata juba õppima. Ja sealt kõrvalt saad sa siis tegeleda kogu selle muu rahatarkuse poolega, mis ei ole ainult säästmine, vaid on ka see, et kas mul oleks võimalik kuidagi sissetulekut suurendada, midagi juurde õppida, kõike muud. Et ma arvan, et see esimene oluline mõttekoht on see, et ei ole mõtet jääda lootma, et tulevikus kuidagi maagiliselt need rahaasjad on paremad, pensionid on kõrgemad ja kõik toimib. Et sa pead ise võtma selle ette, et nii palju kui võimalik praeguse süsteemi sees enda rahaasju korda sättida. Selleks, et see tuleviku mina seal vanuses 70, kui ta pensioni läheb, siis vaatab heldimusega tagasi, et ma olin ikkagi nii tubli, et ma oma rahaasjadega tegelesin. Ja, et just tulebki mõelda, et millist elu sa tahad saada pensionieas. Kas sa tahad tööd teha, kas sa tahad täiskohaga tööd teha, kas sa tahad poole kohaga tööd teha. Ja tuleb plaan paika panna, sellepärast ongi meil ka see pensioniplaani lehekülg, et on väike abivahend, et inimesed saaksid esiteks unistada, millist pensionipõlve nad tahavad, teiseks vaadata siis Eesti e-kalkulaatorist, mis seis on, ja siis kolmandaks astuda sammud, et seda seisu parandada, kui see ei ole see, mis unistus tahab. Ja mina soovitan ikkagi mitte unistuste kallale minna, vaid ikkagi praegu tegutsema hakata. Nagu Kristi ütles, et alates 1 eurost saab hakata panustama. Sest tõesti esimene ja teine sammas kokku annavad umbes 40% sissetulekust. Ja kuna meie töötajaskond väheneb, siis see pigem on langusteel see protsent kui tõusuteel. Et me saame küll öelda, et riik võib võtta ju muudest tuludest juurde, et ei pea ju kõik sealt tööjõumaksust ainult kantud olema. Aga kust tulevad need muud tulud, kui meie tööalisi on järjest vähem, et me oleme küll optimistid ja alati loodame parimat, et kuskilt tuleb see loteriivõit või suur pärandus, aga peab ikkagi olema ka realist ja ise kõik need sammud tegema selleks, et endale piisavalt head tulevikku saada. Aitäh teile! Meie esimene tänane päevaplokk on nagu kenasti läbi räägitud, läbi arutatud, tuleviku pension otsustad targalt. Mõned nõuanded kindlasti siit õhku jäid, aga enne kui võib-olla tormata, investeerima, tormata mingeid elumuutvaid tükke tegema, siis tasuks tutvuda ja võib-olla ka rahatarkusega põgusalt ikkagi selgeks teha, kust see kõik alguse saab. Kristi? Et Tallinna linnas on väga palju toredaid raamatukogusid, kus kui praeguseks minna rahatarkus ja majandusraamatud eesti keeles mitu väga head kohalike investorite poolt kirjutatud raamatut, mis tõesti annavadki ettekujutuse, et mis üldse on võimalik selles maailmas. Siinkohal on hea tõdeda, et Kristi on ise ka investeerimisraamatute autor, seega kõik see, mis ta täna siin teieni tõi, on ilmselgelt pärit praktiliste teadmiste läbi omandatud ja ka kirja pandud ja ilmselt ka arutatud teiste spetsialistidega sel teemal. Aga aitäh teile! Me teeme väikese pausi ja naaseme juba õige pea ja jätkame üürisuhete ja üürikorterite teemal.